Järjekordselt ja tänaseks teemaks traadita võrkude sisu ja taust. Ütlen kohe soojenduseks ette, et minule tööstuskeskkonnas traadita võrgud ei meeldi üldse. Et me teame seda, et näiteks kui me käivitame ühe korraliku elektrimootori, siis see elektromagnetväli on nii võimas seal ümber, et nagu me teame, et võrkude puhul on kõige tähtsam, et need vigu oleks võimalikult vähe. Te võite arvata, mis nendest õhus seal toimub ja kuidas need sagedused ja harmoonilised seal parasjagu mõjutama hakkavad, aga paraku midagi ei ole teha. Traadita sidesüsteem tormab peale ja me peame kindlasti ka seda poolt vaatama. Nii et traadita kommunikatsioonitehnoloogiat iseloomustab kõrge paindlikkus võrgutopoloogia seadistamisel. Hea on ju muidugi see, et puuduvad juhtmed, teisisõnu ei toimu andmeedastusmeediumi kaudu mehaanilist kandmist. Laiendatud mobiilsus, kõigi võrguseadmete vaba liikumine, mis on väga vaja näiteks teatud situatsioonide puhul. Võtame kas või mobiilsed robotid ja nii edasi. Otsapunktide vaheline väiksem võrguliiklus tänu individuaalsete süsteemisegmentide vahelisele kõrgema tasendi mitte koostoimele, asjakohane andmeülekande kiirus, sobivus tööstusliku automatiseerimisstandarditega nagu DeviceNet ja Ethernet, tööstusethernet ja kõigi võrkude ühendatud seadmete lihtne ja kiire käivitamine. Nii et selles mõttes piisavalt palju häid omadusi. Ja kaasaegsed traadita võrgud suhtlevad tavaliselt üle vahemiku, mis varieeruvad 1 kuni mõnesaja meetrini. Üle kantakse ainult digitaalset infot ja maksimaalse läbilaskevõime alusel, kuigi mitte ainult. Maksimaalse läbilaskevõime alusel jaotatakse tehnoloogiat 3 gruppi. Esimene grupp on kõrge läbilaskevõimega tehnoloogia, teine grupp on keskmise läbilaskevõimega tehnoloogia ja kolmas grupp on madala läbilaskevõimega tehnoloogia, aga sellegipoolest on nad kõik vajalikud. Ja kui me vaatame selle kõrge läbilaskevõimega tehnoloogiat, siis me iga tehnoloogia kohta võiksime pikalt rääkida. Siin on mul esimeses järjekorras on küll Hyperlan 2. Esimene grupp on kõrge läbilaskevõimega topoloogia, mille maksimaalne kiirus ei ole vähem kui 12 megabitti sekundis. Kui me võtame UVB ehk järgmise ultra wideband technology UVB, siis selle tehnoloogia abil on realiseeritud kärg lühiulatusega VLAN, mis peaks ulatuma kõrgema tasandi tööstusliku jagamiseni. Kui me võtame selle Hyperlan 2, siis tänapäeval on selle Hyperlan 2 kasutusharuldane ja seda peetakse suures osas vananenuks, nii et me seda väga pikalt ei puuduta. Et milles on küsimus? Uued standardid on tulnud peale ja nad on tegelikult läinud palju paremaks. Ja vaatamegi natukene Wi-Fi raadio kohtvõrku ja vastavalt Ethernet standardile ja selles tehnoloogias on 2 versiooni, kuid ainult see, mis vastab interneti standardile, neid standardid on palju, need on teil ka ilusti seal kirjas, võimaldab kõrget kiirust. Nii et kui me võtame Wi-Fi siit, kui me võtame selle Wi-Fi tabeli siit välja, siis nagu te näete, on Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ja Wi-Fi 6E ja ribalaius on meil kõigil sama. Sagedus on
Wi-Fi 6E-l on siis nõndanimetatud maksimum 6 gigahertsi ja maksimaalne andmeedastuskiirus on 6-l on 9,6 gigabitti sekundis. Nii et selle Wi-Fi kohta võiks rääkida päris pikalt, aga me ei hakka siin üksipulgi neid lahti arutama, kuna meil neid traadite võrke on päris palju ja selle kohta on hea materjal olemas ka õppematerjalis. Aga jah, ütleme, et kui te kokku puutute selliste asjadega nagu Hyperlan 2 või UVB, siis neid tegelikult jääb alati vähemaks ja vähemaks, nii et selles mõttes on see nii. Aga siin on üks asi jäänud meil, panin sisse spetsiaalselt, 5G mobiilivõrk. Nagu te näete, maksimaalne andmeedastuskiirus 2 gigabitti sekundis, 600 megahertsi, ribalaius kuni 400 megahertsi, aga proovin tähelepanu teil pöörata ühele asjale, ülekande ulatus. 5G-l on väga ilusti kirjas, sõltuvalt infrastruktuurist ja rakendatavatest tehnoloogiatest. Igaks juhuks me neid vahemaid ei pane, et seal näiteks andmemaht hakkab kindlasti kukkuma, mida kaugemal 5G jaamast me oleme. Kui me Wi-Fi puhul räägime siin olenevalt keskkonnast kindlasti kõikide puhul, siis 20 meetrit ja Wi-Fi 5 50 meetrit, aga siin oleneb see ka samamoodi sagedusest. Kas me kasutame 2,4 gigahertsist sagedust, 5 gigahertsist või 6 gigahertsist sagedust. Mida kõrgem sagedus, seda väiksem vahemaa. Nii. Keskmise läbilaskevõimega tehnoloogia puhul on see esialgne Wi-Fi IEE 802.11 megabitti sekundis. Siis on Bluetooth tehnoloogia, mis on meil kõigil tuttav, igas arvutis ja seadmes on olemas. Selle funktsioon on väikeste ja ökonoomsete seadmete määratlemine autonoomse vooluallikaga sülearvutite, elektroonmärkmike, mobiiltelefoni, teiste mobiilseadmete süsteemide omavaheliseks raadioühenduseks. Andmekiirus 2 megabitti sekundis, ulatus, siin on küll pandud 10 meetrit. Tegelikult jah, niisugune 5-10 meetrit on tema reaalne see. Nii et siin on see keskmine läbilaskevõimega tehnoloogia. Ja siis on terve 4 võrku, mis meil siin on välja toodud, on siis sellised võrgud, mida siis kasutatakse tööstuses või hooneautomaatikas nagu ZigBee võrk. Traadita võrgu omaduseks on unikaalne iseseadistus, isetaastumine sel hetkel, kui eraldiseisvad võrguseadmed lülituvad võrku, identifitseerides üksteist. Mõne sellise seadme vea korral taastab võrk ennast ja alustab andmete ülekannet uut marsruuti pidi. Sealhulgas võrgu teenusinformatsioon kantakse üle 250 kilobitti sekundis ja ZigBee traadita võrk töötab sagedusalas siin 868, 915, 2,4 gigahertsi ja ülekande ulatus seal kuni paarsada meetrit, siin on mul kirjas ilusti 30-100 meetrit. Tal on madal energiatarve, kuigi madal andmeedastuskiirus, mida kasutatakse
üpris tihti andurite ja täiturite ühendamiseks. Ja see on loodud kunagi selline ZIGB alliansi poolt ja see põhineb jälle konkreetsele standardile. Nad on väikeste võimsustega seadmed ja omadused ja eelised ZIGB-l on madal energiatarve, madal andmeedastuskiirus, suur seadmete arv võrgus, lihtne seadistamine, töökindlus ja turvalisus. Nii et ja kus seda ZIGB-d siis rakendatakse, on siis koduautomaatika, valgustus, kütte, tööstusautomaatika puhul, tervishoid, patsienti jälgimisseadmed, nutikad arvestid energialahenduses ja nii edasi. Nii, siis on siin selline tore võrk nagu N-Ocean. See on traadita tehnoloogia, mis sarnaneb sellele samale ZIGB-le. Selle arendas välja N-Ocean GmbH Corporation, mille asutas kunagi Siemens 2001. aastal. See peetakse siukest keskkonnasõbralikuks, kuna sellesse kuuluvad seadmed, andurid, saatjad ei vaja töötamiseks patareisid. Need on iselaaduvad, kasutavad energia laadimiseks ümbritsevast keskkonnast erinevaid meetodeid ja see standard leiab rakendus näiteks valgustussüsteemides, turvasektoris, erinevat tüüpi meditsiiniseadmetes ja tööstuslikus süsteemistes. N-Ocean tehnoloogia tegemisulatus on umbes 300 meetrit ja selle andmeedastuskiirus on 120 kilobitti sekundis. Eelised ja omadused on see, et energia hankimine ei vaja patareisid, sest nad toodavad vajaliku energia ümbritsevast keskkonnast. Selge see, et seal mingisugune, see tagab seadmele reeglina pika töö ja traadita ühendus, mis lihtsustab seadmete paigaldamist, madal energiatarve, ulatus, leviala, ühilduvus paljude standarditega, seda saab integreerida erinevatesse süsteemidesse. Ja mõne sõnaga N-Oceani kaadriformaadist on ka see, et on olemas sünkroniseerimispaidid, mis tagavad vastuvõtja sünkroniseerib edastatava signaali. Häirekindlus, andmete korrigeerimise kood, mis tagavad andmete usaldusväärsuse ehk nagu veakontroll. Andmeväli sisaldab sensorite, andurite ja täiturite andmeid. Kontrollsumma tagab edastatud andmete terviklikkuse, see on jälle see kontrollsumma pool, et viga ei oleks. Kasutatakse nutikad hooned, tööstus, tervishoid jälle ja kindlasti vaadake ka selle kohta materjalidest. Z-Wave on protokoll traadita andmeedastuseks lühikestel distantsidel, minimaalselt energiakuluga kuni 30 meetrit ja kasutab ühte patareid seal kuni aasta saadab sellega hakkama. Ja põhimõtteliselt on sama, mis kasutatakse N-Oceanit, koduautomaatika, turvasüsteemid, energiajuhtimine, tervishoid. LoRaWAN tehnoloogia jälle on loodud üks allianss või ühendus. Andmekiirus 50 kilobitti sekundis. On jälle ka samuti madala energiatarbega laia levikulaga traadita võrguprotokoll, mis on mõeldud spetsiaalselt IoT, Internet of Things seadmete ühendamiseks. LoRa kasutab raadioside tehnoloogiat, et saavutada suur leviala ja madal energiatarve, mis teeb sobivaks paljude IoT seadmete jaoks, nagu näiteks linnad, põllumajandus ja tööstuslikud rakendused.
Siin on näiteks välja toodud, et maapiirkonnas on see ulatus kuni 15 kilomeetrit, linnades 2–5 kilomeetrit. See on nüüd üks parima ulatusega selline traadita võrk. Nii. Ja meil on veel neid traadita võrke. On Sigfox standard, ülekandeulatus 100 meetrit. Jälle madal energiatarve on neil, suur leviala, väike ribalaius. Võrreldes eelmise näitega 100 meetrit ei ole midagi küll väga suurt. Ja ikka seesama, kus seda kasutatakse. Praegu rääkisime Sigfoxist, siis mitte tektist. Tektil on 100 meetrit, sorry, ma ütlesin valesti, et see on maal kuni 50 kilomeetrit ja linnas 3–10 kilomeetrit. Nii et Sigfox on nagu kõige suurema ulatusega traadita võrk. Nii, siis on olemas NB-IoT. Kasutus on välja töötatud seadmetele, mis vajavad väga madalat energiakasutust, tugevat siseruumi levikut. Kasutatakse nutikate mõõtmiste ja nutikate linnasüsteemide puhul ressursi halduses. Need tehnoloogiad pakuvad just mitmekülgset lahendust IoT seadmete puhul, kiiruse, energiaefektiivsuse, levi vahel, et rahuldada erinevaid IoT rakendusi. Nutikad linnad, kommunaalteenused, näiteks vee koguse mõõtmine ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siin on välja toodud ainult nüüd mõningad traadita võrgud, mis jagunesid siis 3 gruppi ja selge see, et see protsess on aja jooksul kogu aeg muutuses ja tihti paremad, kiiremad, odavamad süsteemid võtavad vaikselt aeglasemate, viletsamate süsteemide turuosa endale. Aga jään alati selle juurde, et põhimõtteliselt tööstuses, kui vähegi on võimalik, tuleks kasutada korralikku kaabeldust, mitte traadita ühendusi. Jah, aga kõikidel tööstusseadmeid tootvatel firmadel on olemas ka traadita pool. Ja traadita võrkude loogilised topoloogiad, nendest me oleme rääkinud, klassika, juurdepääsupunkt, klient on kõige mõistlikum ja kodus võite teha küll niisugust võrdõigus ligipääsuvõrku, aga üldiselt tavatingimustes kindlasti seda mitte teha. Siin on erinevad traadita võrkude loogilised topoloogiad, mis siin pildi peal on ilusti näha. Ja pikalt selle juures ei puuduta. Siin lõpus tahaks tegelikult puudutada sellist osa, mis on andmekaitse traadita võrkudes. Kuigi meil on järgmine kursus, mida ma kindlasti soovitan vaadata, on tööstus IT turvalisus, mis on omaette teema, siis
andmekaitse traadita võrkudes on siis, puudutame seda natukene. Kõik traadita tehnoloogiad kasutavad andmete kaitsmiseks ühel või teisel viisil andmete kodeerimist vastavalt standardile. Kasutavad web-krüpteerimisfunktsioone informatsiooni kodeerimiseks, kusjuures sõltuvalt seadmeklassist võib krüpteerimine olla siis 64-bitine või 128-bitine. Bluetoothil on 3 andmekaitseviisi, kus kõige paremini kaitstud Security Mode 3 viida tasandil täidetud turvalisus tegutseb seansi võtmetega, mis genereeritakse 2 seadme ühendamise protsessi käigus ja kasutatakse ka linkimiseks, identifitseerimiseks ja andmeülekandeks nende seadmete vahel. Ja selline 802.11b standard tagab andmekontrolli Mac tasemel ja kontrollib ka web-krüpteerimismehhanismi, mida saab sisse ja välja lülitada. Kui web on sisse lülitatud, kaitseb see ainult andmepaketti, mitte selle päist, võimaldades kõigil võrgus asuvatel seadmetel mööduvaid andmeid läbi vaadata. Mac on siis 48-bitiline kordamiseks unikaalne tootja poolt omistatud võrguseadme identifikaator ja OSI oli siis see võrgumudel, kus tema parasjagu töötas. Mis asi on VPA ja VPA2 Wi-Fi kaitse? WEP on esimene laialdaselt kasutatud Wi-Fi võrgu turvaprotokoll, pakub põhilist krüpteerimist, kuid on tänapäevaseks kasutuseks liiga nõrk ja õlpsasti avatav. VPA on WEP-i järeltulija, mis pakub tugevamat andmekaitset ja kasutaja autentimist. Kasutab TKIP krüpteerimist, mis on keerulisem ja turvalisem kui VPA2, praegune standard, mis pakub veel paremat turvalisust. Kasutab AES Advanced Encrypting standardit, krüpteerimist, mis on äärmiselt turvaline. VPA2 on kohustuslik kõigile uutele Wi-Fi seadmetele. Nii et seal ei ole see, et ettevõte otsustab, kas ta teeb või see, kõik uued seadmed, mis tulevad. Siis on end-to-end encrypting, oluline meetod andmete turvaliseks edastamiseks, kus ainult saatja ja saaja saavad lugeda sõnumeid, kasutatakse laialdaselt mobiilside ja internetikommunikatsiooniks. Tagab, et andmed püsivad krüpteeritud kogu edastamise vältel. TLS SSL on Transport Layer Security ja selle eelkäija Security Sockets Layer on protokollid, mis tagavad turvalise andmeedastuse internetis. Kasutatakse veebilehtede ja muude online teenuste krüpteerimiseks. VPN, Virtual Private Network, lööb turvalise ühenduse kasutaja seadme ja interneti vahel, krüpteerib kogu internetiliikluse, peites andmed ja kasutades IP aadressi. Kasutatakse eriti siis, kui ühendatakse avalike Wi-Fi võrkudega. IoT spetsiifilised turvaprotokollid, siin me vaatasime, et LoRaWAN kasutab mitut turvatasandit, sealhulgas võrgutasandi ja rakendustasandi krüpteerimist. SIGP turvalisus põhimõtteliselt põhineb 128-bitisel AES krüpteerimisel, mis kaitseb võrguliiklust ja tagab seadmete autentimise. Z-Wave kasutab samuti AES 128-bitist krüpteerimist. Autentimine ja juurdepääsu kontroll, sellest me juba siin rääkisime, on VPN ja VPN-il on täiendavad turvameetmed nagu 2-astmeline autentimine, biomeetriline identifitseerimine, keerukad paroolipoliitikad, juurdepääsu kontroll protokollides nagu Role-Based Access Control piiravad juurdepääsu ainult autoriseeritud isikutele. Ja neid turvalisuse pool on neid momente, mida peab turvalisus jälgima. Kindlasti me vaatame järgmisel kursusel.
ja nagu siin ilusti kirjas on, järgmine kursus on tööstus IT turvalisus ja olge tublid. Kui see teema on ilusti läbi tehtud ja me laboris ka kõik ülesanded oleme rõõmsasti ära teinud ja arvestus meil selle kursusega ilusti käes on, siis järgmine kursus on tööstus IT turvalisus. Nii et seekord nägemist ja kohtume kindlasti järgmisel kursusel.